Tere armsad sõbrad! Tänane YouTube on siis eesti keeles ja ma usun, et väga paljud teist või siis suurem osa teist said öösel SMS-i, et meil oli oht. Ja kui te drooni näete, siis peituge. Keegi küll ei tea, kuhu tuleb peituda, aga siiski. Mina mõtlesin kohe, et väga hea oleks vaadata, mis siin siis saama hakkab, sest mina olen ju rääkinud juba mitu aastat 26. aastast. Vaatame, kas meie riigile on reaalset ohtu läbi droonide. Ja kui palju neid siis droone võib kukkuma hakata. Ja kust need droonid pärit on? Ma võtan, minu kaart on rohkem psühholoogilised, ma arvan, ma võtan Raider Vaite kõige klassikalisemad aru. Et vaadata Eesti riiki ja ohtu inimestele. Ma segan kaardid ära. Mina ütlen kohe ära, et mina veel ei maganud, kui see sõnum tuli. See oli vist 12:30 öösel. Mina ei küll kartnud. Mina ei kartnud. Ei tekkinud seda tunnet, et ma peaksin praegu kartma ja mul see intuitsioon töötab ikkagi veel suhteliselt hästi. Kuigi ma ise olen 26. aastast rääkinud. Ma olen öelda, et novembrikuus, 12-13 november võib seda aeg olla, kus võib seda aktiivsust natuke rohkem olla. Aga siiski praegu juba mingil määral aktiivsust on. Vaatame. Panemegi sellise otsese küsimuse oht Eesti riigile, sõjaline oht, droonid. Kujutan seda Eestit ette. Ma arvan, et ma peaks täitsa kujutama niimoodi, et põhi, lõuna, ida, lääs. Väga kui ei loe. Kõik on meeles. Ja saared. Kujutan siin visuaalselt ette. Alguses ma panen see ümber nagu kaardid ma vaatan ja keskele panen mõjutatavad kaardid. Miskit kohe ära rohkem sega. Täpselt nagu Ukraina sõjast tulevad samad kaardid. Surmakaarti ma ei võtnud ju tookord nii tõsiselt. Siis võib ka uus algus olla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kui ma siit praegu vaatan, siis tegelikult esimene kaart on sauade 4, mis on mõjutatav kaart, mis on tegelikult pereõnne ja perekaart, tuleb hoida siis nagu oma lähedasi. Aga kui me vaatame nagu üldises nagu pildis on ju, me ei vaata ju suhteid praegult, eks ju, siis ta ütlebki, et inimesed oma perede pärast muretsema praegult ei pea. Kuigi see sisse tuleb ka see valikute kaart. See on siis karikate 7. Ehk siis siin ei ole praegult see saatus ära otsustatud. Ja siin ei ole nagu mingit strateegiat paika pandud, et see peaks kukkuma. Mul on selline tunne, et kui siin midagi juhtub, siis see võib olla niimoodi pool kogemata. Mitte nüüd see, et me nüüd kindlalt siia praegult saadame midagi. Huvitav on see, et kõikidele negatiivsetele kaartidele, kui ma panen näiteks lisakaardi on ju, siis tuleb positiivne kaart peale. Ehk siis, kui peakski praeguses mingisugune oht tulema, siis see oht tegelikult meile eemaldatakse ära, sest kui me vaatame, tuleb surmakaart on ju, see võib siis reaalselt ohtu tähendada, aga kaarik tuleb peale. Ehk siis see väga kiiresti oht eemaldatakse. Kui vaatame mõõkate 6, siis siin on ka karikate 10 peal, ehk siis jälle on positiivne kaart peal. Meil on saatana kaart, mis ütleb ka, et siis mingi mittelegaalne tegevus ja tuleb kuninga kaart peale, ehk siis president või keegi meie riigist, kes meie riigi eest vastutab, tema reageerib väga hästi sellele. Siin on ka kuukaart, mis räägib siis novembrikuus illusioonidest. No vaadake, kogu aeg tuleb, siin on nüüd karikate 4. Ma ei näe, et ükski teine riik vaataks praegu Eesti peale ja mõtleks, et vot, nüüd seda riiki me hakkaks pommitama või siis, et me hakkame siia droone saatma. Siin ei ole sellist plaani veel, praegu veel, selles energias, kus ma loen, ei ole. Ma vaatan teistmoodi ka veel. Ma vaatan äkki, kas reaalselt
võib kukkuda siis nagu poolkogemata droon ja tuua kaasa siis ka ohu meie inimestele, vaatamegi niipidi. Vaatame, kas... Aga vaata, oma emotsioon hakkab tööle, ma ei suuda valida, oota, ma segan veel liiga, kuni ma olen kindel. Kui ise oled sellega otseselt seotud, siis on väga raske vaadata, sest oma emotsioon tuleb ette. Nii. Segan kaardid uuesti ära. Nii. Reaalne oht inimestele. Lääne-Virumaa. Ida. Siin lõunapooled. Kesk-Eesti. Aga ütleb, et üleüldiselt kõige suurem oht, kui tuleb, on Kesk-Eesti. Ma arvan, siis Paide ja selle ümbrus. Sinna võib reaalselt midagi kukkuda niimoodi, mis võib tuua kaasa purustused. Või mingi suurema valgeoleku. Vaatame Pärnu kandi. Pärnu kandil ütleb ka, aga ütleb nagu rohkem sinna lähedale, et tuleb nagu inimestel nagu magamata öid või inimesed hakkavad vaatama mujale. Saared. Saarte peal ei ole midagi. Tallinna peal ka sellist hullumene. Kesk-Eesti ja Pärnu kujutate ette hoopis nagu sellised teised kohad. Millised on purustused? No siin tuleb kavaluse kaart jälle sisse. No mina ei saa öelda, et see tuleb siis meelega. Et kui midagi tuleb, siis see on ikkagi poolkogemata. See ei ole siia suunatud. Purustuste suurus. Siin ma ei näe ikkagi sellist asja praeguses energias. Ma kindlasti vaatan paari kuu pärast uuesti üle, sest energiad muutuvad pidevalt. Aga praeguse hetkega ma ei näe, et need purustused oleksid nii suured. Vähemalt paar esimest kuud. No november on minu jaoks ikka siukene sausoogu, sellepärast, et ma olen alati vaadanud, et seal aasta lõpus võib tulla natuke suuremat hirmu, aga mul on kogu tunne, et see hästi ruttu nagu otsustatakse ära. Hästi ruttu lahendatakse see ära, et nii lasta minna nii sügavale. Et see suurem sõda on meil ikkagi läbi maksude ja läbi kõrgenenud hindade. Aga ütleme niimoodi, et seda droonisadu võib oodata Kesk-Eestis ja Pärnu kant. Ei, seal ei ole. Vot nii on need tood, aga vaatame, kummalt poolt see siis tulla võib, kas see on siis meil on 2 valikut. Meil on Ukraina ja meil on Venemaa. Vaatame siis, kummalt poolt see tulla võib. Ühesõnaga, meie oleme siis selle mõlema vahel nagu praeguse seisuga. Ukraina, Venemaa. Siit mina ikkagi vaatan, et kui tuleb, siis tuleb ikkagi Ukraina poolt. Kas ta siis ei jõua oma sihtkohta või siis tuleb mingi segaja vahel, et see mingil põhjusel ta ei jõua sinna. Ma ei näe, et Venemaa poolt otseselt peaks kohe hakkama midagi lendama siia. Meile. Või see oleks otseselt meile saadetud nagu. Vaatame veel teistpidi, tuleb igatepidi vaadata. Paneme ka teistpidi näiteks, et mida me peaksime veel antud olukorras teadma ja kui valmis me peaksime olema. Mina ei tea, minul ei ole praegu mingisugust tunnet. Ometi mul on 3 väikest last. Minul ei ole tunnet, et ma praegu hakkaksin kuskile minema. Vaatame. Mida me peaksime veel selles droonisõjas teadma? Siin ütleb, et me ei tea tegelikult olukorrast kõike, et hästi palju rikutakse lubadusi. Seega keegi ei mängi üldse ausat mängu seal. See ei ole üldse aus mäng, tuleb jälle see rahakaart. No eks see sõda olegi üks suur äri ja kes maksab selle eest tava inimene. Aga no ei ole mitte ühtki kaarti, mis viitaks sellele, et me peaks hakkama täna asju pakkimist ära minema.
midagi siin aasta lõpus näitab ja siin tuleb jälle see teemonite kaart. Vastu hakkamine. Aga mul on tunne, et see ei tule enne, kui meie riik ise mitte midagi ei hakka vastu tegema. Mul on see tunne, et see riik võib mingil hetkel hakata ise provotseerima, et see tuleb nagu justkui läbi provotseerimise, kui siin midagi hakkab üldse nagu liikuma hullemas suunas. Praegu seda provotseerimist tegelikult absoluutselt ei ole. Meie riik suu on lukus. Aga jah, see saatana kaart on siin ikka sees olemas. No see on tükki nagu ebaõige mäng ja see info, mis meile antakse, ei ole päris tõene. Ma vaatan, kas meid tahetakse kaasata siia sõtta. Kas meid tahetakse kaasata sõtta praegu? Et läheks see tähelepanu siis näiteks Ukrainast mujale. Otsest siukest plaani kaasamiseks ei ole. Ei. No mitte kuskilt pidi. See on mõlema poole, ma ütleks niimoodi nii Ukraina kui Venemaa poolt valed võtted. Ja meie võime jääda lihtsalt selliseks kohaks, siis selliseks keskkohaks või Bermuda kolmnurgaks, kus võivad need asjad kukkuma hakata, aga ma ei näe sellisel tasandil, et nad nüüd iga õhtu hakkasid kukkuma meil siin. Ma tõesti praegult ei näe. Ma panen lõpetuseks veel, et kas on midagi veel, mida me peaksime teadma, mis aitaks meil oma elu hoida. Või siis, et me elaksime nii, nagu me oleme kogu aeg elanud, mugavuses või kindlustundes. Hirmukaart. Hirm on suurem. Hirm on suurem kui see, mis päriselt toimub. Aga ikkagi aasta lõpus tuleb mingi vale välja. Ma ütlen sulle, aasta lõpus tuleb mingi valed või need valed võtted tulevad välja. Selle aasta lõpus ikkagi mingisugune liikumine hakkab toimuma või siuke nagu läheb natuke käredamaks olukord või ärevamaks. Aga ma näen jälle, et see on nagu hästi ajutine. Vaatan suve meil. Ei ütleb, suvi on täiesti okei. Inimesed naudivad suve. Vaatame kevadet. Ja siin on seda roosnast, eks ohtlikkus. Ütleb, et kevad ongi siuke nagu ärevam aeg. Aga mingit reaalselt nagu olukorra muutust ma ei näe. Miski ütleb, võtta see, võtta sügis. Sügisel on mingi kokkulepete saavutamine. Ja voodoo-kaart, no siin täistuda me ei saa, aga vaatame talve. Mingi naiste rahvas otsustab midagi. Mitte meie kasuks. Mis sellest tuleb? No ma ei tea, no ei näe mina. No kogu aeg tuleb see kaart sisse, võt see mind häirib nagu. See ongi see, et meil on tegelikult tugevamad vastased, kui me arvame ja meil ei tasuks üldse nagu mitte millegi sõna võtta. Seda ei ole praegult energias, aga see võib tulla ja siis võib kogu pilti nagu muuta. Kas lõpuks läheb sinna? No mingi naiste rahvas ühesõna hakkab kuskil otsustama midagi ja siis see võib viia meil. Konflikt on õhus, aga otsest ohtu praegu ma Eesti inimestele ei näe. Ja ei ole ka minul sisetunnet, et ma peaks hakkama kuskile minema. Seega. Nagu meil see SMS ütles, kui te drooni näete, siis varjuge. Ei tea küll kuhu. Aga ma ei tea, põllu peale äkki on ilmselt lihtsam minna. Aga mida ma tahtsin veel öelda, on see, et juba see laupäev, pühapäev, ma olen Soomes. Teen vastuvõtte
kui sina tahad oma küsimustele vastust saada või otsid suunda oma elus, siis kirjuta sellele Gmailile, mis siin all nüüd peaks kohe tulema. Paar kohta on veel vaba. Kirjuta ja leiame sulle aja. Võib-olla vaatame, mis ohud on Soomes.